Head kokku tulnud. Mul on tõesti hea meel seda teha, milleks on mind kutsutud siia ja Eesti ärkamisajast ja raamatust rääkida. Siin olete viimaste kuude jooksul Nigulistes kuulnud palju loenguid Eesti raamatuaasta puhul ja see, et rahvas algab raamatust ja raamat aitas kaasa eestlaste ärkamiseks eestlasteks ja äratas neis vabadusiha. Seda te olete ilmselt palju kordi kuulma pidanud neil päevil. Aga ega see, et ühte asja korrutatakse, ei teeta kuidagi valeks. Ja ka ärkamisaeg oli tõesti aeg, mis oli Eesti ajaloos erakordselt murranguline. Täpsemalt öeldes see mõjutas meid ja praegu ja meie ajalugu ikkagi mitte 10 aasta, vaid lausa 10 aastaid, mitmeid 10 aastaid välja kuni praeguseni. Ja juba eelmise raamatuaasta puhul kirjutas Daniel Palgi selle kohta järgmist. See tõusajastu algas 60. aastal ja kestis hoogmõtvalt paar aastakümmet. Selle jooksul külvasid Eesti raamat ja ajalehed iseseisva rahva ja pärast iseseisva riigi seemne, mis küll aeglaselt, kuid ometi elujõuliselt hakkas idanema. Saadi teadlikuks ühistest ülesannetest, ühistest ettevõitest, ühistest eesmärkidest, ühistest aadetest. Nii kirjutati eelmise raamatuaasta puhul ja Eesti raamat oli tõepoolest selle ajaga kõige odesemal kombel seotud, mis tõttu on ka üsna loogiline, et nagu enne öeldi, on just loeng ärkamisajast ja Eesti raamatust jäetud siia selle loengute sarja lõpupoole. Ja seda siis üritaksingi tänapäeval teha, et anda edasi seda eestluse sündi, raamatu osa selles ja tuletada meelde, millist osa on raamat Eesti ajaloos täitnud, kandes nii rahvust see mõtet ja aadet, aga ka vabaduse aadet, nii nagu ja võitlust selle ees, seda nii alates juba Kalevipojast ja Tasujast ja üle raamatute nimel Malmotahvlil ja ristideta hauad kuni tänapäevani välja. Ja sellel ajal me püsime, sellel ajal me kasvame kaasajal ja sellest täna räägimegi. Ärkamisaeg, nagu juba öeldud, oli Eesti rahva jaoks murranguline ja seda õige mitmes mõttes. Selle aluseks, kus see murrang algas, on tegelikult üks raamat, mis siin samas näitusel võib igaks seda vaadata ja tema loojale on pühendatud üsna palju ruumi õigustatud, nimelt Friedrich Reinhold Kreutzwaldi poolt kokku pandud Kalevipoeg. See on tõesti mõnevõrra üllatav, et see raamat sellise positsiooni omandas, sest ta loodi täielikult saksakeelses keskkonnas, saksakeelses kultuuriruumis ja pikka aega, eriti esimese sajandi vältel, tunti teda paremini saksakeelses keskkonnas kui Eesti omas. Ehk oli tõesti tegemist raamatuga, mis oli rohkem nagu võõrastele oma kui oma rahvale oma. Ja ometi kasvas ta koos oma rahvaga, sest nii või teisiti etendas ta väga suurt rolli ka eestlaste ärkamises, millest natuke hiljem räägime, aga ka samal ajal eestlaste ärkamise kaudu ja rahvuse kasvu kaudu sai ka Kalevipoja raamat suuremaks ja kasvas ja arenes, et mida tugevamaks läks
Eesti rahvus, seda tugevamaks kasvas ka Kalevipoeg igatepidi ja ega asjata Andrus Kivirähk oma suurepärases raamatus ei kirjelda, kuidas Kalevipoeg siis lõpuks ka lausa graafilise kuju omandas. Nimelt joonistasid ta ikkagi ära põhimõtteliselt eestlased, selliseks nagu me siis teda piltide pealt teame või aimame. Aga see oli jälle protsess, mis leidis aset juba tegelikult sellel sajandil, kuigi selle päris alguses. Aga need pildid, mida me Kalevipojast nagu teame või kuidas me seda ette kujutame, need pärinevad kõik juba tegelikult siis Eesti rahvuslikelt autoritelt, kes on sündinud sellesama rahvusliku liikumise tulemusel sellisena. Ja see mitmes mõttes on ka selles mõttes olnud üllatav, et tegelikult on Kalevipoeg sündinud läbi mitmete etappide, ehk see, milleni Kreutzwald siis lõpuks välja jõudis, oli suhteliselt teistsugune kui see, millisena ta Kalevipoega ette kujutas kogu seda tööd alustades. Raamatus tegelikult tõmmati väga palju maha ja raamatust tsenseeriti rängalt ja seetõttu võib ainult oletada, mida siis lauluisa Kreutzwald sellest tegelikult silmas pidas. Aga mida ta ka siis, kui peidetud need mõtted ka olid, oli see põhimõte seal ikkagi sees, mille püstitas juba Schulz Bertram, baltisaksa literaat, selle tekkel, selle loomisel, nimelt anda rahvale tagasi tema ajalugu, ütelda Kerjusele, et ta on tegelikult olnud kuningapoeg, et ta on olnud suur ja vägev ajalugu ja ta on selle suure ja vägev ajaloo vääriline. See tõdemus oli tegelikult revolutsioonilise iseloomuga eestlastele ja kui see lõppude lõpuks siis päris kohale hakkas jõudma, siis etendas ta ülisuurt rolli juba eestlaste ärkamisel rahvuseks. See loomulikult on tõesti romantiline ja romantikat on tihtipeale peetud millekski elukaugeks ja ebapraktilisekski, aga tol ajal oli rahvusromantika midagi, mis oli väga reaalse jõuga ja mitmed rahvad ongi tekkinud suuresti tänu sellele rahvusromantikale, mis tegelikult andis neile tugevad juured ja tugeva jõu. Ja August Annist on sellest kirjutanud üsna hästi. Et tõdes, et vähe on olnud rahvaid, kellel oleks olnud rohkem vaja muinsusromantikat kui Läänemere äärsetel väikerahvastel. Sajandi järel halli lihtminevikku ei oma riiki, aadlit, haritlasi, vägitegusid, saavutusi ja ometi kunagi enne muiste poliitiline iseseisvus, omad sõjakäigud ja võidud, tuntud vanemad tänaseni püsinud vaimumaailm ja kultuur, mis võiks olla loomulikum kui just need pärimused, said uuesti sünni tähtsamaks, vaimseks kaasteguriks, tõeliseks jõuideedeks. Ja just nendele ideedele tegelikult ehitatigi üles siis tärkav rahvus. Ja võib-olla polegi nii tähtis, mida siis ikkagi Kreutzwald ise õieti silmas pidas, sest et tegelikult on meile olulisem see, mis sellest välja tuli. Sest et ega neid teravapilgulisi mõtlejaid, kes kangesti üritasid tõlgendada Kalevipoegi, leidus mitte ainult eestlaste, vaid ka sakslaste leeris. Ja mitmed neist omistasid Kalevipojale ja Kreutzwaldile selle kaudu ikka väga kaugele minevaid ideid. Näiteks Paistu kirikuõpetaja, kes Hansen, keda
ka Robert Jakobson pidas Eesti rahvusliku liikumise üheks ohtlikumaks vastaseks, nägi selles väga kaugele ulatuvaid jooni. Nimelt ta väitis, et Kreutzwald on selles üritanud ümber kirjutada ja idealiseerida ja seega nagu võltsida kogu siis Eesti minevikku, kujutades eestlasi kannatava rahvusena, kes on siis kannatanud võõra ikke all, nälja, sõdade ülekohtu all ja nüüd siis loodab leida päästmist nagu kuningas Barbarossa, kes on kaugele, ei olegi surnud, aga on kaugele koopasse maetud tõusva vägilase näol, kes siis tuleb ja jälle Eesti põlve uueks loob. Ja nagu siis Hansen väidab, et ja siis Vene keisri kotka tiivate kaitsel siis tulevikku kannab. Nii et siis kõlaks ühtne Soome rahvaste võitlusüüe kuni Neevani välja, kus siis Eesti riik iseseisvaks kasvaks. Ma pean ütlema, et ega ma natukene kahtlen, kas Kreutzwald just täpselt seda ikkagi silmas pidas. Mul oleks küll midagi selle vastu, aga ma eriti ei usu seda, et see nii kaugele läks. Aga ega need Hanseni ideed ka eriti sakslastele peale ei läinud, kuna need tundusid niivõrd uskumatuna, et tõesti Kreutzwald kaevepoega kirjad pidades võis juba unistada iseseisvast eesti keelest, Eesti riigist, Eesti gümnaasiumist, gümnaasiumitest, Eesti ülikoolist, mis olid kõik Hanseni meelest viimased eriti täiesti jaburad ideed. Ja ei läinudki Hanseni surmast mööda napilt 25 aastat, kui oli siis kõik olemas, nii gümnaasiumid, ülikool, kui ka siis juba Eesti riik, ütleme 1 aasta jäi puudu. Aga sealsamas oli see kõik tulemas. Ja selles suhtes oli see 25 aastat on ju võrreldes nende sajanditega, mis on läinud imepisike vahemaa. Ja kui me vaatame seda aegade muutumist, siis ma arvan, et on see üsna iseloomulik fakt kõigi nende aegade kohta, kui kiiret võis see ajastu muutuda, kui kiired unistused teoks saada. Selles suhtes võime ka kaasajal ja tänapäeval ikkagi näha maailma küll nii või naasugusena, väga ühte või teistsugusena, aga olema alati valmis, et see kõik võib väga kiirelt muutuda, ka siis ühes suunas, me eestlasena arvame alati, et halvemas suunas, aga ka võib ka minna oluliselt paremas suunas, nagu läks ka Kreutzwaldi ja Hanseni ja teiste kõigi tegelaste ajal. Ja loomulikult Kalevipoeg oli raamat, mis selle juures, nagu ma ütlesin, etendas väga suurt rolli. See on seda hämmastava, et tegelikult oli tegemist ka raamatuga, mida kõik Eestis küll teadsid ja ilmselt tänapäeval ka, aga mitte kõik pole tegelikult läbi lugenud. Või võib isegi ütelda, et ilmselt on läbi lugenud suhteliselt vähesed, kuna kogu oma austusega selle raamatu suhtes ütleks ma, et ega seda pole väga lihtne lugeda. Ja selle tõttu, kui ka papa Kreutzwald, lauluisa ise, arvas, et see kõik on selle süü, et esimene Kalevipoja väljaanne, mis ilmus 1857, oli akadeemiline ja saksakeelse saatesõna ja tõlkega järelikult rahvale liiga saksapärane. Ja siis ta leidis, et tuleb anda välja päris ikkagi Eesti rahvapärane väljaanne ja see väljaspool paha sakslasi siis Soomest trükkida, et seal tuleb midagi ilusat ja uhket.
ja paraku võttis kõvasti laenu, tegi intresse, tegi äriplaane, kõike muud, mis polnud talle just kõige tugevam külg ja lasi selle raamatu välja. Ja tulemus oli, et see oodatud edu jäi paraku tulemata, kuna ei tulnud neid lugejaid sellisel määral, nii et meil õige, kui seda raamatut andi välja 1000 eksemplari, seda rahva väljanat, siis mõned aastad hiljem oli endiselt 700 eksemplari müümata ja Kreutzwald pidi kõige muuga hakkama tegelema ka rottide tõdjega, kuna need kallid raamatud ähvardasid rotid tal nahka panna. Nii et lauluisa pidi muutuma ka rotitõrjujaks. Aga see oli jälle kõik, nagu ütleme, ainult üks etapp või üks ajahetk selle Kalevipoja teel. Sest tegelikult läks ta juba ikkagi väga tugevalt, tegelikult läks edasi, kuna selle töö, kui Kreutzwald oli ise pühendanud ühele kadumale rahvale nagu mälestusmärgiks ehk tema hauamonumendiks jõused, siis tegelikult need, kes seda lugema hakkasid, ei tahtnud kohe suremisest mitte midagi kuulda. Nende meelest oli see vastapidi teos, mis neid õhutas midagi tegema, mitte surema. Ja selle oligi tegelikult siis see Kalevipoja paradoks, et ühe autori poolt hauamonumendiks kavandatud teos tegelikult pani aluse Eesti rahvuse tähelennule. Ja loomulikult ei saanud see olla ainult Kalevipoeg, mis ta tähelendu toetas. Ja kui oli juba A öeldud, siis tuli paratamatult ütelda ka B. Ja see oli siis juba õige mitu asja, mida selleks oli kasulik teha või vajalik teha. Esiteks tuli hoida mälu, et aru saada, kuidas meie rahvas, kui siis kunagine kuningapoja järeltulija on siis sellesse õnnetuse seisundisse jõudnud, kuidas me oleme siia sattunud. Hoida meeles nii seda, kuidas sinna on satutud, aga ka seda, mille tulemusel siia on satutud. Ja sellest siis seda nimetatakse tegelikult kokkuvõttes, võib seda nimetada ajaloo teadmuseks. Ja seda tuli siis hoida ja arendada selle mälu poolt. Ja teiseks tuli hakata siis mõtlema, mida siis sellega pihta hakata. Ehk see, kui me ainult mäletame seda kurba minevikku, see on küll vajalik, aga see ei ole piisav. Tuleb kuidagi sellest ka välja saada. Ja siit jõuame nüüd teise poole peale, mida tegelikult Kalevipoja järgi rahvuslik liikumine tekitas, ehk tekitas siis vastuhaku idee, ehk tuleb vastu hakata, mis on jälle väga lai mõiste. Vastuhakul võib olla läbi aegade väga erinevaid vorme. Võib olla selliseid, millest Ando Runnel on kirjutanud, et tallake meid, kui palju tahate tallata, meie elame kuidagi ikka ära. Ja on ka siis loomulikult tunduvalt aktiivsemaid vorme, mis ütlevad, et tuleb ülekohtule vastu astuda, kui vaja, siis ka eriti radikaalsel kujul ka siis läbi juba võitluse, läbi vastuhakute mässude. Nii et neid vastuhaku vorme on üsna palju erinevaid ja ilmselt ei tohi üks vorm teist halvaks pidada. Alati tundub, et osadele, et kas teised teevad liiga vähe või teevad liiga palju, aga ilmselt teeb igaüks täpselt nii palju, kui ta suudab ja mis ongi kõige õigem. Peaasi, et oleks arusaamine, mida tehakse ja milleks tehakse olemas. Ja igal juhul Eesti rahvas peale Kalevipoega
hakkaski väga tugevalt siis nende kahe alaga tegelema, ühelt poolt mälu ja teiselt poolt vastuhaku vaimu hoidmine. Ja loomulikult leidsid mõlemad väljendused raamatutes, millest me täna räägime. No kõigepealt siis mälu kohta võib ütelda, on siin olulised ärkamisajast võib-olla mõned järgmised raamatud, mis on ka siin teie näitusel väljas tegelikult, kes tahab hiljem vaadata. Osad olid neist ajalooraamatud, ajaloo nii-öelda jutumärkides võib-olla uurimused, teised olid kihutuskõned ja kolmandad lihtsalt sellised populaarteaduslikud käsitlused. Tegelikult panid sellele aluse sellele suunale, et Eesti ajalugu hakata siis mälu taastama ja ajalugu kirjutama, tegelikult sakslased ka, mida ei tohiks unustada ja me peame olema väga tänulikud mõningatele Balti-Saksa valgustajatele, kes ägedaid kihutuskirju kirjutasid Baltimaade hirmsast ajaloost ja ülekohtust, mis on kohalikele rahvastele osaks saanud. Eeskätt pean ma siin silmas Merkelit, kelle raamatuid on ka näitusel väljas igati õigustatud ja millest tegelikult Merkel Petri kõige tähtsam nimetada, ka sama Jan Auk, kellest eelkõneleja rääkis lühidalt. Nii et nendest siis kaevasid rahvuslikud tegelased välja juba nii-öelda oma käsitluste teaduslikku alust, kuigi tihtipeale tuleb tunnistada, et teaduslikkusega polnud neis just liiga palju pistmist. Aga igal juhul elasid nad rahvusliku liikumise perioodini välja ja said siis igaüks raamatuks ja kus siis pandi tegelikult paika see suur murrang ajalooteadvuses, mis 19. sajandi teisel poolel Eestis aset leidis. Kuni selle ajani oli eestlaste ajalugu peamiselt lugu Luteri usu jõudmisest Eestisse või üldse Eesti aladele. Siis nüüd muutus ta looks kadunud vabadusest, selle kaotamisest ja selle taasärkamisest. Ja see oli juba üsna põhimõtteline muutus, millest siis rahvuslikul ärkamise ajal rahvuslikud tegelased annasid välja sellise kolmik kombinatsiooni, mis on Euroopa kultuuris üsna tavapärane, mis siis käsitles kõigepealt siis kurba ja sünget minevikku, kõigepealt kaunist minevikku, siis selle muutmist läbi võõraste vallutuse siis süngeks ajaks ja siis lootusrikast helget tulevikku, mille siis igaüks andis loomulikult omaette naudingut. Eks see sõltus ka loomulikult väga palju selle kihutaja isikust, kuna need võib-olla, kes üritasid asja teaduslikumad ja ajaloolasena võtta, olid oma nendes kolmikseostest natuke tagasihoidlikumad kui need, kes olid rohkem poliitilise kihutuse peal väljas. Ja kõige võib-olla avalikkusele rohkem tuntud selline kihutuskiri on siis Karl Robert Jakobsoni esimene Isamaa kõne, mis on ka trükist ilmunud ja ka siin näitusel väljas, mis siis käsitles Eesti kuldset minevikku ehk vabaduse aega, siis ülekohtust, sakslaste vallutust ja kõike vägivalda, mis sellega kaasas käis. Ja siis lõpuks õndsat tulevikku Vene kotka tiibadal. No see sai väga populaarseks, kusjuures kui Jakobson selle kõne pidas, siis tuletage meelde, ei olnud ta rahvuslikus liikumises üldsegi nii tähtsal kohal, nagu ta hiljem tõusis. 1868 oli Jakobson veel suhteliselt tundmatu tegelane, kes jäi tugevalt mitmete teiste kujude alla. Tegelikult samal ajal, kui Jakobson kirjutas oma käsitluse
eestlaste ajaloost lähtuda selle samast, et minevikku tuleb mäletada sellest põhimõttest. Ka teine siis tol ajal juba tuntum rahvuslik tegelane Jakob Hurt. Ainult, et tema ei arvanud, et Vene keisri tiival mingisugust suurt õndsust on loota. Ja selle tõttu mõõdeti tema ajalookäituses oma jagu nii sakslastele kui venelastele. Kuna Hurdal oli eriti selline hull idee jutumärkides, nimelt temal oli arusaamine, et eestlased võiksid ikka hakata päris ise oma asja ajama. Et nad ei pea ei kalduma sakslaste poole, ega nad ei pea kalduma Venemaa poole, vaid ainukene päris püsiv viis on ikkagi ise teha ja ise olla. Ja see oli juba päris selline superradikaalne mõte. Pole imestada, et tema oli ka esimene, kes selle Eesti ülikooli välja käis idee, mis oli ikka tol hetkel nii radikaalne, et ka vananev Kreutzwald otsustas selle hukka mõista kui teostamatu ja ülepingutatud. Nii et selles suhtes oli muidu vagur ja viisakas Hurt teatud oma mõtetesse ikka ootamatult radikaalne. Igal juhul see, et ta ei tahtnud, ta küll ei kritiseerinud Vene kotka tiibu, aga ta ei ilmutanud suurt ülistavat vaimustust nende üle. Sai ka tema raamatule tugevaks takistuseks. Kõigepealt ei tahetud keelast tsensuursele, ei tahtnud üldse välja anda ehk läbi lasta. Nii et teda, kui Jakobson sai oma Isamaa kõne trükis avaldada, siis Hurt ei saanud. Ja Hurt sai selle alles trükki 1871. aastal siis Eesti Postimehe lisalehes, mida ta siis toimetas. Aga sellest tuli hirmus lärm loomulikult, kuna kui ta seal ilmus, siis hakkasid kõik Hurta kangasti sõimama, just baltisakslased, ja nõudsid Jansenilt Hurda Venemaal löömist Eesti Postimehe juurest, mida Jansen, kes oli sakslastega heades suhetes tol hetkel, siis ka tegigi, mis oli ajastu märk. Ja see Hurda käsitluspilt Isamaa sündinud asjust sai eraldi ilmuda alles 1879. aastal. Nii et pea 10 aastat hiljem. Ja loomulikult tema mõju polnud sel hetkel enam nii plahvatuslik, kui võib-olla oleks olnud 10 aastat varem. Aga peaasi, et olemas oli. Ja ta pani aluse selgelt sellisele teaduslikumale lähenemisele, et kui Jakobsoni ülistuslaule kunagistele muistsetele eestlastele võib tänapäeval juba väikse huumoriga võtta, siis Hurda oma on oluliselt selles mõttes tasakaalukam ja isegi tänapäeval rahulikumalt loetav, ilma et päris naerupõdu suule tekiks. Jakobson oli selles mõttes ikka üsna radikaalne, kes arvas, et muistsed eestlased elasid kullast ja teematitest lossides ja nii edasi. Aga selliseid autoreid on teisi olnud, see pole sugugi mitte mingi ainuomane nähtus. Neid, kes eestlaste ajaloost kirjutasid, oli ikka teisigi, kas või kes kirjutas just sellest samast, millest oli eelmine loeng, ehk pärisorjuse ajaloost, nagu Andres Saali käsitlus Päris ja Ptii, mis on ka teie näitusel väljas, nii et seda on siin ka võimalik vaadata. Ja ka siis veel mõned raamatud tegelikult mehed, kes tulid päris rahva seast, kuna nii Hurt kui Jakobson olid ikka, eriti Hurt õppinud mehed. Tema oli lausa ülikooli lõpetanud. Jakobson oli õpetajate seminari tasvandik, aga ikkagi. Ja siis tulid juba päris keelekonna koolmeistrid või vallakoolmeistrid ja iseõppijad. Ja neist oli silmapaistvam ilmselt 1835. aastal ilmunud Jaan Jung, kes oli siis Hallistes ja Haliste kiriku organist ja peaskoolmeister ja kes tegelikult propageeriski
mõistet ajalugu eestlastele ehk tutvustas seda mõistet tugevalt ja oli just selline päris rahva seast pärit ärkamisaegne tegelane, kes sedasama Eestit, Eestimaad uuris, teda on nimetatud esimeseks Eesti arheoloogiks, kuna ta muinasteadust oma, nagu öeldi, hobuse krunnuga ringi rennates, kogus andmed selle kohta muinsetest linnamägedest ja munadest jäänustest üle kogu maa. Loomulikult ega see tal alati ei möödunud kõige kergemini, kuna tema õnnetus oli see, et ta juhtus juures olema ja isegi täitas kohaga, et esimesena Lembitu Lehola Linnamäe üles leidmisel. Ja kui ta siis seal kaevamistel osales esimestel ja kirjutas ka, mis sealt oli leitud, ehk praktiliselt mitte midagi kulda ja karta, nagu Jakobson oli eeldanud, siis sattus ta Sakala Jakobsoni suure viha alla, et ta on kõige suurem ajalootsija, mida on Eestis olnud. Jakobson tümitas teda Sakalas ikka päris korralikult kohe, et ta on mitte mingi ajaloo uurija, vaid Eesti ausa nime maavõltsija ja maakiskuja ja haklaste käsil on enam-vähem, kuna ta ei räägi sellest kullast ja karrast. Aga ma arvan, et see seen näitab, et tegelikult seda juba algset vastuolu, mis oli siis selle mälu taastamise juures, kuna ühelt poolt soov kindlasti näha seda minevikku ilusana ja eestlasi väga tublidena ja vahvatena ja vägevatena. Teiselt poolt siis katse ikkagi nagu hinnata küll seda eestlaste vaprust ja sihikindlust, aga pühida ka teatavates realistlikes piirides. Ja eks see vastuolu tegelikkuse ja väljamõelduse vahel on olnud läbi aegade Eesti ajaloo kirjutamise üks selline suur vastasseisu aluseks. Vabamalt sai see selline vastasseis ehk fantaasia hakata lendama loomulikult siis, kui ei olnud enam tegemist ajaloo raamatutega ehk siis, kui hakati rääkima juba siis sellest samast vastuhakumeelsusest, vastuhakuvaimust ehk ilukirjandusest. Ja ega siin ei saa üle ega mööda ärkamisaja ilmselt kõige mõjukamast raamatust ehk siis Eduard Bornhöhe raamatust Tasuja, mille Bornhöhe kirjutas 18-aastase noormehena Põltsamaa koolis, keelkonna koolis abiõpetajana ja andis selle 1880. aastal Tallinnas välja. See oli mitmes mõttes ootamatu, eriti selline läbilöök. Ja ma arvan, see oli ka autori endale ootamatu natuke. Aga loomulikult selle raamatu tekkekeskkond ja autori isik loovad sellest aluse. Bornhöhe oli enne seda, kui ta läks siis Põltsamaale abiõpetajaks, oli ta juba suhteliselt palju maailmas rännanud, et ta oli saanud ennast sokutada Saksamaale postiametnikuna tööle ja rändama, priiküüdiga sõitma, nagu ta ise ütles. Ja seal ta peamiselt tegeles sellega, et istus raamatukogudes ja luges. Loomulikult, eks need raamatukogud olid ju piiratud ka saksakeelses kirjandusega, aga saksa keeles oli tol ajal juba olemas ikkagi suur annus Eesti tähtkirjandust, maailma tähtkirjandust. Ja tundub, või nagu on oletatud, siis sealt ka noormees endale üsna palju ilukirjanduslikke eeskujusid tegelikult ju tahmis. Teine tegur, mis kindlasti mõjus, oli Põltsamaa, sama haridusväli ja keelkonnakool.
tänapäeval tundub see Põltsamaa üks selline väikene koht, kus peamiselt on siis tehakse, kes teab teda läbi Põltsamaa veinide ja kes teab teda läbi Felixi ketšupi, aga mitte mingi selline tohutu kultuurikeskus. Aga 19. sajandil oli Gustav Beermanni, kes oli Põltsamaal keelekonnakooli õpetaja, kool ikkagi täielik tegija, kus tuli välja, kasvas üles silmapaistval kogus rahvusliku liikumise tegelasi. Seal õppisid nii Karl August Hermann, seal õppis väga palju teisi tegelasi järgmise ajast, kes endale kuulsust kogusid. Ja loomulikult oli siis noor Bornhöhe või siis Brunberg, kes sinna kooli siis õpetajaks sattus väga elavasse vaimsesse keskkonda, kus rahvuslikud ideed oli midagi loomulikud. Ja samal ajal oli see talle tuttav selles mõttes, et ta polnud enam ka päris selline talupoeglik klassikaline, vaid juba selline haritum, keeleoskavam ja teiste huvidega keskkond, mis tegelikult juhatasid väga noort siis meest või noormeest siis sellist asja kirjutama. Kolmas tegur, mis pole ka vähetähtis, oli siikene asi, mis ikka ajab inimesi hulle asju tegema ehk armumine. Nimelt oskas noor Brunberg, abiõpetaja, siis armuda oma ülemusse, ehk siis oli tegelikult Gustav Beermanni tütar Emilia Beermann, kes oli siis ka ametipoolest abiõpetaja, aga loomulikult koolis oluliselt tähtsam. Ja juba siis selline noore Brunbergi jaoks selline juba täiesti unelmate preili, kes käis ja hõljus kõrgemates sfäärides. Ja loomulikult läbi selle arvumise kirjutas Brunberg nii nagu ta ka siis selle oma loodava romaani peamiseks siis naistegelaseks Emiliaks ette, mis siis kandis tegelikult kogu seda romaani konflikti läbi armastuse ja rahvustunde ja kõikide muude selliste asjade. Ja nii nagu tegelikult peab ütlema, et paar hiljemgi, kuna ta pidas ilust palju ameteid ja oli korduvalt kodukooli õpetajaks mitmel pool, ka mõisates, ega tal oli selliseid päris mõisatütretest silmarõõme ikka teisigi. Ja kui ta kirjutas siis Pirita kloostri viimased päevad, ehk siis Mürs Gabrieli lood, mis siis kinolinani jõudis, siis sealt tuli ühelt preililt tuli Agnes, nii et ega see sellised õilsad armastustunded on Brunbergi puhul tihtipeale konkretiseerunud raamatutesse tegelastesse. Aga Emilia Beermann oli loomulikult eriti tähelepanuväärne tegelane selles mõttes, et kui me nüüd näeksime seda pilti, mis oleks teine sellest samast seeriast, triptofoonist, mis teil siin väljas on praegu esimene pilt, siis ehk sinimustvalge lipu sünd 1884. aastal Otepääl. See paraku hävitati kommunistide poolt nii põhjalikult ära, et sellest on ainult mõningate tegelaste jalad alles. Siis on tema seos selle sinimustvalge sünniga otsesem, kuna Emilia Beermann oli siis see preili, kes selle lipu Põltsamaal valmis ja õmbles, Tartusse toimetas, siis tollase seltsi vanamehe, kes oli Kristof Beermanni kätte, kes oli tema vend. Nii et selles suhtes on tegemist siis Eesti lipu sünniga kõige lähedasemal kombel seotud inimesega. Ja selles suhtes sobis ta ka tegeka järgi vaadates tasu ja raamatu üheks peamiseks prototüübiks väga hästi.
Tasuja raamat loomulikult ei jäänud mitte ainsaks. Ta ilmudes 1880, väga palju autoreid on maininud, et see raamat muutus vaputavalt populaarseks ja levinuks. See vastab põhimõtteliselt tõele, aga mitte kohe. Tihtipeale ei taheta kirjutada, et kui Tasuja välja tuli, siis ei pööratud talle praktiliselt mingit tähelepanu. Ja talle pöördati ainult üks tagasihoidlik alustus, mis oli rohkem põgus tutvustus, aga ei mingit plahvatuslikku levikut ega plahvatuslikku populaarsust ta kohe ei saanud. See tuli alles hiljem, eriti siis sajandi vahetusel, kui ajaleht Valgus avaldas uuesti selle raamatu, siis viies ta tõeliselt suurtesse tiraažidesse. Ja sealt siis võttis ta juba tugeva tuule alla. Võib ainult oletada, miks see nii oli. Et näiteks võiks ju arvata, et Karbet Jakobsoni Sakalas oleks selle tutvustamine olnud kõige loomulikum asi, kuna selle raamatu põhipaatos selge saksavastane suund, mõisnike vastane suund, see oleks pidanud lendama väga tugevalt. Et kas see pannud Jakobson oma muude tegemiste seal sellise tagasihoidliku ja tundmatu noormehe kirjandusliku katsetust lihtsalt tähele või oli ta siis käis läbi vale seltskonnaga, kui me võtame selle Põltsamaa keelekonnakooli seltskonna eesotsas Karl August Edmaniga, siis olid nemad tegelikult sel ajal Jakobsoni peamised vastased. Nii et ei ole välistatud, et Jakobsoni võis tunduda see ikkagi kuidagi mingi sakseiku ettevõtmisena, mis tema meelest eriti tähelepanu pälvinud, aga see on loomulikult väga lennukas oletus, ainult mingeid fakte selle kohta või vihjeidki olemas ei ole. Nii et see jääbki vist ilmselt alati saaduseks, aga fakt on see, et sellest ei kirjutatud ja vaene Brunberg kohkus sellest nii ära, et järgmine raamat juba alles 10 aasta pärast. Et igal juhul just see raamat, mis talle tegelikult siis kuulsuse tõid, oligi see, mida ta ise pidas tegelikult läbikukkunuks algselt ja hakkas tunnustama alles siis, kui talle tõesti igalt poolt tunnustust hakati andma. Õige palju on ka kirjutatud sellest, mis olid selle raamatu eeskujud, mille eest tuginedes Brunberg selle võis konkreetselt kirjutada. Brunberg ise on eitanud igasuguseid selliseid otseid seoseid, aga kui seda tähelepanelikumalt lugeda, ega siis üht-teist leiab alates sellest, esiteks me näeme, et ega see väljakasvamine Kalevipojast on ikka väga selge, ega juba ka Tasujat ehk Jaanust võrreldakse mitmel pool ikkagi Kalevipojaga ja kasutatakse mitmeid väljendeid, mis on Kalevipojast võetud, nii et need seosed on õige selged. Teiseks on kindlasti räägitud ja uuritud ka selle seoseid Euroopas tekkiva uutlaadi ajalookirjandusega ehk just inimestele keskendub ajalookirjandusega, mille eeskujuks olid siis Walter Scotti ajaloolised romaanid kõigepealt, aga kuna Walter Scotti esimene esindus ilmus alles 1888 trükist, siis tundub, et vaevalt, et Scott küll, aga teine Scottile lähedane Euroopa autor ehk Alexander Dumas. Ja tema puhul on tähelepanu juhitud just Dumas reisikirjadele Šveitsist, kus ta toob ära mitmeid Wilhelm Telli legende. Ja siin on juba mitmeid täiesti otseseid sarnasusi. Seda on just eriti uurinud väliseesti kirjandusteadlane Herbert Saru ja
tema on lugenud üles vähemalt 10 kokkulangevust, nii et see on selles suhtes tõsine argument. Ja loomulikult siis veel üks võib-olla nii palju mitte tuntud allikas, eks sellesama Jaan Jungi mõningad ajalooraamatud ehk tema raamatud Liivimaa ajaloost, kus on juttu vaba talupoegadest ja nende elust ja väärtustest, küll Puramaal, mitte Eestimaal, aga ikkagi. Ja sealt on ikka päris kohe lausa mitu Tasu ja Seeni ja lausa tegelaste nimesid ja kõike muud. Nii et neid allikaid on ja päris otsesemaks allikaks on peetud siis ka Põltsamaa siis kooli lõpetanud Jaan Bergmani ka tuntud rahvusliku tegelase käsitlust eestlaste otuajast, ilmus kalendrijutuna 1880. aastal ja kus esimest korda tegelikult eesti keeles tehti üldse juttu üle Jüriöö mässust. Ja sealt on siis arvatakse see tõuge just Jüriööle ja ka siis vihje või soovitus lugeda Kirchi kroonikaid, kus siis on andmeid võimalik selle kohta saada. Nii et nendest kõigest umbes see raamat kokku pandigi ja ka järgnevad raamatud, mis oli siis 1890. aastal ilmunud Pilluvõitlused ja seejärgi siis venestus juba ideoloogiale vastama pidanud jutt siis vaprast Eesti-Vene talupojast ja vürstist ja kõigest muust Kaabrist ehk Pirita kloostri viimased päevad 1892 enam nii lennukat populaarsust ei omanud nagu see esimene. Ja loomulikult ega need raamatud ei jäänud üksinda pidama, kuna kui oli siis B öeldud ja seda vastuhaku vaimu kõvasti sisse trügitud, siis ja võib ainult lugeda tollaste Eesti tegelaste ja hilisemate kultuuriinimeste mälestusi, kas või Jaan Roosi või keda muud, sellest mõjust, mida Tasu ja raamat neile andis, sellest suurest rahvuslikust vaimustusest, tugevast romantikast, rahvusromantikast ja siis ka vihast rõhujate ja rõhumise vastu. Ja see tunne ei jäänud mitte siis nagu niisama teoreetiliselt kuskile vakka alla, vaid jälle möödus siis ligi 25 aastat, kui siis ta lõi nagu tegelikkuses välja ja see, mida paadisaklased olid kartnud, et ehk eestlased hakkavad oma riikile oma muutust tegelikuks. Ega see kartus oli tekkinud juba enne seda ka venelastel ikkagi tugevalt. Nimelt 1892 oli venestust Eestimaa kubermanguse juhtiv Rachovskoi kirjutanud ka ettepaneku, et eestlaste rahvuslus võib muutuda oluliselt ohtlikumaks, kui see kasvab veel, kui sakslaste oma siin Balti provintsides. Ja selle leviku vastu tuleb midagi ette võtta. Tema näpunäide oli tegelikult üsna saatanlikul läbinägev, et ta soovitas loomulikult ära keelata kõik eestlaste ajalooaidelised raamatud. Kuna isegi kui neis on juttu võitluse sakslaste vastu, saksa rüütlite vastu, on nad ikkagi kohad, kus eestlased ammutavad oma eneseusku, rahvustunnet ja mis kõige hullem siis vastuhaku vaimu. Ja selles mõttes oli Rachovskoi üsna terane, et seda nad kindlasti tegid. Ja ühel hetkel, kui oli juba küsimus ikkagi selleks, et ülekohtu vastu võidelda,
siis pöörati see teravik ühe ja teise poole vastu. Nii nagu seda tehti siis 1918. aastal, kui Suur-Venemaa oli Eestist lahti ütlemas ja Eestisse marssisid sisse Saksamaa väed, mille keskel siis vahepeal astus ellu Eesti Vabariik. Ja loomulikult selles suhtes võime ainult lugeda Eesti iseseisvusmanifesti ja imestada, et praktiliselt ainukene raamat, mida seal tsiteeritakse ja millele vihjatakse, on Kalevipoeg. Et aru saada, kui väga siiski kõik see, mis toimus 1918 järgmise ajale pärit oli. Ja seal seda teksti on ikka üsna paljusid. Loomulikult rääkima sellest, et Kalev ise koju jõudnud ja teiseks siis piirudest, mis löövad kahest otsast lõkendama. Nii et iseseisvusmanifest on neid viiteid ja tsitaate täis, ehk see oli ilmselt siis ka selgelt näha üks väheseid raamatud, millest arvati, et inimesed seda teavad. Muidu poleks teda sinna dokumenti nii palju pandud sisse. Ja loomulikult oli see ainult manifest veel. Aga ta oli väga uhke, aga ta tuli siis kuidagi realiseerida, tegelikuks muuta. Ehk see riik, mis välja kuulutati ja mis oli ikka mõnda aega täiesti olematu ja mitte eksisteeriv, siis tegelikkuseks ka muuta. Ja selleks tuli siis ellu kutsuda ühel hetkel juba Kalevi või Malev, tuli panna mööda Eesti teid murama soomusauto Kalevipoeg, millele siis lisandusid veel 3 soomusautot, Vanapagan, Vipulane ja muud Kalevipoest pärit tegelaste, igasuguste muinastegelaste nimesid. Eesti kõige tuntum sõjalaev kandis, sellele anti nimeks, mis oli venelaste käest ära võidetud nimega Avtroil oli see nimetati siis lennukiks, millest sai admiral Pitka lennu nagu pealaev ja nii edasi. Ja soomusrongide vaguneid, suurtükivaguneid, kõiki neid muid asju me hakkame nimetamagi. Eestlaste väepealikud õhutasid eriti alguses, kui polnud meestel isegi saapaid jalga anda, mida te nurisete, kui mõtlete meie muistsed esivanemad vaatavad meie peale pilvepiirilt ja teie kohus on vastu panna ja vastu seista, mida need esivanemad siis muidu veel mõtlevad. Ja nii edasi. Eks kogu see vabadussõda toimuski suuresti neist aadetest ja neist vaadetest lähtudes, mida ärkamisaeg oli meestesse siseldanud. Ja ka ärkamise juhid ise tunnistasid seda, ilmselt ärkamise aja üks legendaarsemaid tegelasi, admiral Johan Pitka, on meenutanud, et Kalevipoeg hakkas lugema juba 12-aastaselt ja tasuja tuli tema ellu siis paar aastat hiljem. Need avasid täiesti elektriseerivad mõju. Nii et tema tugev rahvustunne ja rahvuslik meelsus on pärit just nendest raamatutest ja lisaga veel pilluvõitlused ja mida ta nimetas. Aga Šahhovskoi ehk merestus oli oma tegevusega hiljaks jäänud, sellepärast, et kui tema tegi ettepaneku need raamatud keelutada, siis mõnel poole on autorid Eestis väidetud, et siis need ajalooraamatud ka keelustati, mis ei vasta tõele, sest et Šahhovskoi arvamused jäid ainult Šahhovskoi arvamused ja veel siis ainult mõni aeg hiljem ilmus siis tasuja, nagu ma ütlesin, selles ajalehtedes suures tiraažis. Ja 1902 ilmus Mahtra sõda, Vilde raamat teataja joonal. Nii et Eesti rahvas oli juba vabadussõja ajaks neid raamatud lugenud juba palju. Ja tegelikult need koolipoisid, kes 1919 alguses täiesti lootusetusest, pimetusest endale läksid
ja Eesti riigi välja võitlesid ja punaste pealetungi seisma panid siin Tallinna. Need olid pea kõik neid lugenud ja sealt oli see vaimustus ja rahvuslik meelsus väga tugevalt pärit. Ja ilmselt sümboolne sellele ongi see Põltsamaa õppursõduri rinnalt peale lahingut Landesveriga Frensi taskust võetud, ribadeks loetud Kalevipoeg, mille kuul on läbi puurinud, mis oli, ma arvan, et üsna selline selge kokkuvõte sellest vaimust, mida need mehed, kes sealsamas Võnnu all 1919 Saksa Landesverile tagasi tegid, makstes tagasi kõikide nende alanduste, kõikide nende vaevade, kõiki selle ülekohtu eest. Seal läks eestlasest selg lõplikult sirgeks läbi selle sama vaimustuse, mis oli loodud tegelikult 1980. aastatel ärkamise ajal. Sest just see selline romantika, rahvusromantiline vaimustus on see, mis andis rahvale juurtele tugevuse ja ilma selleta kipuksime ka kaasajal ära kälpuma. Seda ma usun, et ei juhtu ja selle tõttu võimegi me ainult tõdeda, et kõik see, mis on rahvusest ja raamatust öeldud, vastab täielikult tõele. Eesti rahvas elab koos raamatuga ja elab täiesti jõudsalt ja vägevalt edasi. Seda soovin ka meile kõigile. Aitäh! Oled valmis mõnele küsimusele vastama? Ikka. Ma ütlen ilma mikrofonita, et meil on nüüd ka veel võimalus aega mõneks küsimuseks. Palun. Siitera tasemel peetud loeng, tänan. Tartus täna veel sattunud raamatukokku, Tartu Ülikooli raamatukokku 70-ndatel ja ma tahan seda ütelda, et Tartus olid need raamatud, mis Tallinna raamatukogus ei antud välja. Näiteks oli Kond üldajalugu ja Tartus anti see välja ja see oli korralikult taskamöödetes veel. Ma olin väga hämmastunud, ma sain siin koju võtta lugeda. Tsensuuri tõttu ta ei pääsenud trükki. Et kas selle kohta midagi rohkem ka teada, et kuidas see tsenseerimise protsess käis, et kas on kuskil neid argumente kirja pandud vastu argumente või on see lihtsalt lühidalt ära otsustatud, et mitte lubada? Ütleme niimoodi, et nüüd läheb nii kõvaks, et tsensori materjale ei ole, aga on Kreutzwaldi arvamused, mis ta sellest arvas. Ja need arvamused on piisavalt selgelt. Et ega ikka tõmmati maha ikka absoluutselt kõik, mis igasugu vabadust ja eestlaste minevikku ja ülekohut kõik puutus. Seda oli seal algselt tekstis ikka olnud palju rohkem. Kas see ole pseudomütoloogia, mis ta on juurde pannud? Kas ei ole see, mille kohta öeldakse pseudomütoloogia, mis ta on juurde pannud? Palju Kalevipojas on seda originaalset, seda niisugust värssi, mis rahva suus tegelikult on korjatud? No ta on ikka pannud ikka kõvasti, ütleme. Selles suhtes, et see materjal, mis on päris korjatud inimeste suust, see on ikka suures vähemuses ja ikka tuleb tunnistada, et ikka tegemist on ikkagi kunstieeposega ehk rohkem paljuski Kreutzwaldi enda loominguga.
selles suhtes ongi võib-olla hämmastav, milline mõju on tal ka sellisena olnud. Aga ega ta nüüd kunstiliselt või ka siis kultuurilooliselt või mälukoha pealt või rahvaluuliselt eriline saavutus ei ole. Ja kõige selgem näide on sellest kas või tollane siis võib-olla kõige tähtsam eestofil ehk Eduard Aarens ju ütles, et tegemist on ikkagi väga ebaõnnestunud raamatuga. Võtan mikrofoni. Meil on siin natuke tehnilisi probleeme, aga ma annan mikrofoni viimaseks küsimuseks ja nii. Aitäh, aga mina ei tahtnud üldse küsida. Mina tahtsin kuulajatele ütelda sellele, kes küsis, et kas on teada, mis Kalevipojas on rahvapärast ja mis on Kreutzwaldi looming. Selle kohta on väga hästi välja antud Kalevipoja 100. juubeli puhul 1961 välja antud kaheköiteline teaduslik Kalevipoeg. Esimene köide on tekst ja teine köide on folkloristide uurimused, kus on täpselt teada versi haaval. Veera Pino on uurinud järgi, missugune värss on missuguse kihelkonna rahvalaulust, mis oli Kreutzwaldile kättesaadav. Need on väga hästi olemas 1961 ja 63, 2 köidet. Eesti raamat muidugi, selle ajal muud ei olnud. Aga kui te veel lubati, mina olen folklorist, kes astus ülikooli 1954 ja sellel ajal just oli see 1853 Kalevipoja Kalevipoeg oli käsikirjas ja see oli see, millest nüüd tsaari tsensor väga palju maha tõmbas. Minu õppejõud Eduard Laugaste andis meile kätte selle käsikirja paljundused ja see oli enne seda teadusliku väljaande tegemist. 54. ma astusin ülikooli, nii et see oli 54. aasta sügissemestril, kui meil olid Kalevipoja tekstid käes ja Laugastel oli kavatsus, et kui nüüd on 100 aastat Kalevipoja ilmumisest, et me annaksime selle nüüd uuesti välja, kuna tookord ei antud. Ja see läks tsensori kätte klavlitti ja see tuli täpselt punaselt tagasi ja seda ei olnud võimalik avaldada. Nii et seda Kalevipoega ei ole avaldatud, aga Eduard Laugaste fondides kindlasti on need asjad olemas, need olid paljundustena, igal tudengil olid omad leheküljed, mida me võrdlesime, nii et asi on täiesti olemas, materjalid on olemas, ainult et nii nagu 1853 ei saanud avaldada, nii ei saanud ka 1953-54 seda veel avaldada. Ja teaduslik väljaanne tuli siis 1961, sinna seda sisse ei pandud. See oli piisavalt mahukas ja siis olid juba uuringud tehtud, missugused osad on rahvapärased, missugused on muistenditest Kreutzwald ise värsistanud, missugust on täpselt rahvalaulu värsid. Veera Pino tegi selle täpselt kindlaks, millised materjalid olid sel ajal juba kirja pandud, kui Kreutzwald oma tööd tegi. Hurda käsikiri ei tulnud veel kõne alla, sest seda veel ei olnud, eks ole. Nii et see asi on väga hästi läbi uuritud. Aitäh. Aitäh. Kõike seda saab lugeda ka August Annitsi suurepärasest monograafiast, mis tugineb tema väitekirjale ja see on ka uuesti välja antud eesti keeles. Ja Kalevipoega on võimalik tänapäeval lugeda Kirjandusmuuseumi digiteeritud versioonis. Aga me oleme nüüd jõudnud oma seminarisarjaga lõppu. Ma saan aru, et juttu jätkub veel palju ja küsimusi on ka ja kes juba on natukene nukraks muutunud, et see tore sari saab läbi, siis lohutuseks 25. oktoobril, kui see näitus läheb kinni, siis kell 12 on meil väike vestlustund siin, kus me räägime Feelmanist. Tuleb ka Tartust Feelmani uurija Kristi Metstre, meie hea partner selle näituse juures. Nii et kõik on läbi ja kõik ei ole veel lõppenud. Ja ma arvan, et nüüd me teeme veel suurepärase aplausi siis tänasele viimasele esinejale. Aitäh, Mart!